See on presidendi hoiatus. Kui Iraani laev läheneb blokaadile, hävitatakse see koheselt. Yasser Qaiguri merealaväelased võivad Iraani naftatankereid pardale minna ja CENTCOM neutraliseerib Iraani kiirpaadid väinas. Iraani luuredroon lendas meie hävitajale liiga lähedale ja me tulistasime selle alla. 2 valelipu all Hiina suunas liikunud naftatankerit peeti kinni ja sunniti tagasi pöörduma. See pöörab täielikult ümber kõik, mida Iraan väinas tegi. Nüüd võivad kõikide maailma riikide laevad seilata, välja arvatud Iraani omad. Operatsioonis osaleb 15 Ameerika sõjalaeva. Missioon väinas algas sel nädalavahetusel, kui 2 hävitajat sõitsid läbi kanali. USS Frankie Peterson ja USS Michael Murphy olid esimesed laevad, mis pärast konflikti algust väina sisenesid. Režiim ähvardas rünnata, isegi kui Ameerika laevad siseneksid, me tegime seda ja nemad ei teinud midagi. Me hakkame väina miinides puhastama, et naftatankeritel oleks täiesti vaba tee. Iraanlased lasid väina mõned miinid ja unustasid, kuhu nad need panid. Siiski on meil tööriistad, nagu meie Kingfishi droonid, mis on torpeedokujulised ja kasutavad sonarit merepõhja kaardistamiseks ning varjatud lõhkeainete leidmiseks. Meie miinijahtijad Knifevš skaneerivad samuti merepõhja. Meil on ka kaugjuhitavad jetid ja miinijahtijad, mis uurivad vett. Meie ranniku võitluslaevad kasutavad erinevaid miinivastaseid süsteeme, sealhulgas Seahawk helikoptereid, mis hävitavad miine õhust. Varsti on meil ka tuge. Kas USA suudab tõepoolest muuta sõja käiku, kui nad otsustavad Iraani tungida? Jah, teisi Riigid teevad seda. Meil ei ole teisi riike vaja ausalt öeldes. Aga nad pakkusid oma teenuseid, jätame selle nii. Tõenäoliselt kuulutame selle homme välja. Kuninglikul mereväel on miinijahtijad, kuid britid on nõudlikud. Nad korraldavad veel ühe kohtumise prantslaste ja teistega, et arutada, kas ja millal nad meile appi tulevad. Vähe ja liiga hilja, eks näis. Igatahes on presidendi eesmärgid selged. Me ei saa lubada, et riik šantažeerib või välja pressib maailma, sest just seda nad teevadki. Me ei luba seda. Iraan ütles, et avab väina relvarahu korral, kuid valetas ning nõuab altkäemaksu Hiina juaanides ja Bitcoini kaudu. Mereväestrateeg Zanik Van ütles seda. Mafia nimetab seda kaitseks. Iraan nimetab seda teemaksuks, aga tulemus on sama. Seal, kus vabad mered lõpevad, algab väljapressimine. Väinast loobumine tähendaks Ameerika mereväe kontrollist loobumist. Ja see saadaks Pekingile sõnumi, et nemad võivad teha sama Lõuna-Hiina merel, kust läbib samuti suur osa ülemaailmsest kaubandusest. Nafta peab vabalt voolama ja kaubandus peab toimuma dollarites. Igasugune oht sellele on oht Ameerika ülemvõimu alustaladele. Iraani isoleerimine lööb režiimi rahakoti pihta ja avaldab survet nende suurimale kliendile, Hiinale. Edukas mereblokaad loob tingimused Iraani täielikuks lüüasaamiseks. Sõnum on edastatud. Kas demokraadid teesklevad naiivsust või on nad tõesti sellised? Ma tõesti ei suuda mõista, kuidas väina blokeerida. See võiks tegelikult panna iraanlased selle uuesti avama. Oleme varem iraanlastele kehtestanud mereblokaade, takistades relvade saatmist Houthidele ja ka Venezuelasse. See oligi see, mis muutis vaenlased hetkega sõpradeks. Turg toetab blokaadi. Dow tõusis täna 300 punkti ja nafta futuurid sulgusid languses. Oodati, et turg kukub ilma rahuleppeta, aga ei. Investorid arvavad, et blokaad töötab ja sõjaväe juhtkond samuti. Endine mereväe komandor ütles Primetime'is. Karantiin on nagu nende vastu seina surumine ja sa pead jätkama, kuni nad järele annavad. Ma arvan, et see kestab seni, kuni me saame teada, mida iraanlased teevad. Ründame nende juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning vajadusel jätkame kineetiliste rünnakutega, nagu soovitati. Ründa sildu ja elektrijaamu. Lõhu need maha ja pane nad kannatama. Pane nad vajadusel põlvili. Proovisime seda kõigepealt, piirates kaubalaevu, et takistada nafta eksporti. Kui Hiina vihastab, on see suurepärane. See on Ameerika Ühendriikidele kasulik olukord. Ameerika Ühendriigid. Hiinlased tunnevad samuti survet. USA-st on just saanud ülemaailmne hädaabireserv. Sellest räägime varsti.
Odava ja sanktsioonideta naftaaeg Pekingile on läbi. Hiina maksab selle eest kallist hinda ja nende varustatus saab tugevalt kannatada. Xi Jinping on peagi alla andmas. President, kuna Egiptus on konfliktis, tean, et kohtute Naoga. Aga meil on Hiinaga väga head suhted, tema tahab ka selle lahendada, kindlasti tahab, et see kõik lõppeks. Mina tahan ka, et see lõppeks. Tuleta meelde, kui me ähvardasime silda ja elektrijaama ning Hiina sundis Iraani alla andma. Nüüd saab naftablokaad tõenäoliselt viimaseks hoobiks. Iraanlased üritavad aega võita. Sõja pikenemisega lükkab režiim revolutsiooni edasi, aga nende majandus kannatab laastava depressiooni all. See blokaad maksab režiimile peaaegu $400 miljonit päevas. See teeb $13 miljardit kuus. Iraan hoiab naftat ainult 2 nädalat enne, kui nad peavad kaevud sulgema. Nad ei võida meid aega venitades. Maailm vajab meie energiat. Üle 120 tühja naftatankeri on praegu teel Ameerika lahe poole. Paljud laevad suunduvad praegu meie riiki, et laadida peale parimat tõesti. Ma arvan, et võiks öelda, keegi ütles, et parim ja kõige magusam. Ma ei tea täpselt, mis on magus, aga kui räägitakse naftast, siis see tähendab midagi head. Aga nad tulevad meie riigi pärast. Palju laevu saabub. Iraani terase ja naftakeemiatööstused on hävitatud. Ilma naftatuludeta jääb üle ainult pistaatsiapähkleid pakistanlastele müüa. See võib hullemaks minna. President kaalub endiselt piiratud õhurünnakuid, öeldes, et sihtmärke on lihtne tabada. Iraanlased kaotavad siin kontrolli ja Vance, kes veetis nendega 20 tundi läbirääkimistel, ütles, et meie juhime olukorda täielikult. Meil on palju eeliseid ja näeme, mida iraanlased teevad. Cesar Fohol on jäänud vaid 8 päeva ja iraanlased ei tee koostööd. Nad ei saa aru, et nad ei pea läbirääkimisi Barack Obamaga. Neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Iraan võib selle üles kirjutada. Iraanil ei saa olema tuumarelva. Me oleme paljudes asjades kokku leppinud, aga nad pole sellega veel nõustunud. Ma arvan, et nad nõustuvad. Ma olen peaaegu kindel, et nad nõustuvad. Kui nad ei nõustu, siis kokkulepet ei tule. Mitte kunagi ei tule kokkulepet. Iraanil ei saa olema tuumarelva ja me võtame tolmu tagasi. Me võtame selle tagasi või võtame selle neilt ära või võtame lihtsalt. Iraanlastel võib endiselt olla uraani sügaval maa all hoiul. Rohkem kui 400 kilo sellest ja hoolimata sellest, et Etju, Ina ja Iisrael ründavad laboreid ja teadlasi, on maa all endiselt keeruline tunnelite süsteem nende mägede all. Ameerika satelliidid jälgivad olukorda ja seni pole midagi välja viidud. Pakistan ütleb, et Iraanil pole sõjalisi vahendeid meie vastu võitlemise jätkamiseks. See on vaid aja küsimus. Ukse kokkuleppeks pole suletud. Nii ütles üks allikas Axiosile. Mõlemad pooled peavad läbirääkimisi. See on nagu turg. Täna hommikul kutsusid meid õiged inimesed, sobivad inimesed ja nad tahavad kokkulepet sõlmida. Nad sooviksid kokkulepet sõlmida. New York Times aga loodab, et me kaotame sõja nende TDS-i tõttu. Ma ei taha näha, et Netanyahu või Donald Trump selle sõja tõttu tugevneksid, sest nad on kohutavad inimesed. Mõlemal on oma riikides antidemokraatlikud projektid ja nad on väidetavad kurjategijad. Nad on kohutavad inimesed, kes kahjustavad Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli mainet maailmas. Seega tunnen end tõesti lõhestatuna. Ma tahan näha Iraani sõjaliselt lüüa saamas, kuid ma ei taha näha neid 2 kohutavat inimest tugevnemas. Friedman ütleb, hävitage maailma suurim terroristlik režiim ja võtke neilt tuumarelvad. Või siis Trump tuleb sellest hästi välja. Raske,